No hõissa, lugupeetud vaatajad, nagu näha, mere peal ja teel Saaremaale. Et jõudsime nibin-nabin praami peale ja nüüd tõmbamegi otse Muhu saarele. Ja siis läheme sealt ka Saaremaale edasi. Ja ma ei ole ka üldse üksi, et võtsin omale komraadi kaasa, Rauno tuli ka kaasa, et lähme kahekesi Saaremaale siin circa nädalaks. Et käime siin erinevaid erengaplatse läbi, matkarajad läbi ja ka üks üritus on mul tegelikult, mis on ka tegelikult põhipõhjus üldse, miks ma Saaremaale lähen, on üks üritus, aga noh, ega siis ainult ürituse pärast ei saa joosta Saaremaale. Et tuleb ikka siis samas ka käia matkamas, telkida, võtta aega maha rahulikult seal ja puhata ka. Ja olete siis kõik ilusti oodatud seda videot vaatama, et vaadake ilusti edasi, et mida me siin Saaremaal siis teemegi. Ja sellest tuleb ka siis mitu osa, et kõike me ühte osasse ei hakka toppima, see läheb nii pikaks muidu, et teeme mitu osa ilusasti. No näed, head vaatajad, kuhu oleme jõudnud? Oleme jõudnud siis, mis ta oli, Ninanuki metsaonni juurde. Minu peaaegu metsaonni juurde, siin on tegelikult veel sõita. Tegelikult siit ei või enam sõita edasi. Siin on nagu see märk on ees, autokeeru märk. Aga noh, siin on muidugi sõidetud, aga lähme kõnnime vaatame, et no näed, olemegi kohale jõudnud. Siin on puude varjualune. Siin on metsaonn. Vaatame korra sisse ka. Milline seest välja näeb. Aha, siuke väike küttekolle on siin. Saab siin olla. Ja, päris äge. Siin on olemas ka siukene tagasiside küsitlus. Aga siin on veel mingi koht. Vaatame korra siia ka. Loodame, et siin kedagi ees ei ole. Ja, siin täitsa tühjus. Siin saab ka pikali visata ennast. Ops. Muidugi siin on ka peldik, kemmerg. Näite viisakas. Ei olegi väga lagastatud. Muidugi kempsupaberit siin ei ole. Et see on puudu. Aga vaatame korra ka mere äärde. Nii, ja meri on ka siin. Ja siukene vaade on siin siis. Et täitsa ilus vaade on, kurta ei saa. Isegi luiged seal paistavad. Siin on isegi võrgud sees. Võrgulipp on üleval. Väga tahta saab siit ka uima minna. Tahad minna suplema juba. Ja, et siit saab jah minna, kui soovi on. Et me nüüd vaatame, kas me jääme siia või liigume teise platsi peale. Aga jah, siuke väike kohakene siin siis on. Et tegelikult seal kuskil on veel mingid kohad. Kui ma õigesti mäletan, kuskil siin oli 2 kohta veel. Ja kuskil seal pool on veel üks koht. Jõudsime telkimisalale, mis siin kõrval kohe oli. Et siin on täitsa isegi osaliselt vaba. Et see sama varjul on vaba siin. Ja siia ma tulengi, et siin on päris palju karavane asju ka, päris huvitav. Et noh, siin saab lätsi sõita vaata, et siin on see teema. Mingid puud on ka siin olemas. Rauno jääb praegu siia, mina lähen toon 4-rattalise ka siia. Et panengi ta siia sama pargin ära ja siis vaatame edasi, et metsaonni ei hakka minema. No näed, lõkke käib siin ja auto tõin ka siia ja nüüd vaatame, kuhu ma kinnisvara paneme. Kas paneme selle kinnisvara näiteks siia. Et tahaks kohe kinnisvara püsti ära panna, et siis pärast seda kinnisvara püstitamisse enam tegeleme jah, kõigepealt selle kinnisvara arendusega. Ja kohe näitan ka, mis kinnisvara mul on. Hakkame siis kinnisvara püsti panema. Et ostin uue telgi, 3-kohaline, 2000 mm peaks kannatama vihma. Handymanisse siis ostetud 50 € eest. Et kallima telgi jaoks polnud raha. Ei tahtnud investeerida nii kallisse telki.
aga no seda telki ma tegelikult ka nii kallilt osta ei tahtnud, aga noh, midagi pole teha. Päris selle kahekohalisega viitsi ka tulla ja see kahekohaline laseb vett ka läbi, nii et ja see on isegi hästi pidanud. See 20 € telk, mis mul on, see Prisma telk. Selle ma ostsin ju mingi 4 aastat, 5 aastat tagasi, ei isegi 5 jah. 6 aastat tagasi ju hakkasin tegema, mingi 5 aastat tagasi ma selle ostsin. Nii et isegi hästi on ta teeninud. Küll vahepeal pead kasutama lisakilet, aga nüüd loodame, et see probleem kaob ära. Et siin on siis 2 osa, siin on nagu lisakate käib peale veel. See on nüüd see põhisüsteem ja siis on veel lisakate ka ja siin on nöörid ka. Aga tõenäoliselt nööre ei viitsigi panna. Siin saab siis manuaali ka muidugi lugeda, kuidas seda telki paigaldada, mida ma ka teha ei viitsi. No näed, telk on püsti ja juba näen ühe miinuse ka ära. Teipi pole siin peal. Ehk siis ei ole teibitud õmbulused. Ehk siis võib hakata millalgi lekkima. Aga vaatame korra sisse ka ikka, mis siin sees on. Et see ülesse ja et siin sees on jah, siukene putka. Et sääsevõrk on ka siin olemas. Suht peenike ka. Ja äkki siis mingi kihulane siuke asi ka läbi ei tule. Et noh, siuke tavaline 3-kohaline putka on. Ja miks siis 3-kohaline? Et 2-kohaline juba üksi olles on siukene kehva. Et juba üksi on suht kitsas tegelikult. Ja noh, 2 on seal eriti kitsas, siis sa oled nagu kilud karbis seal, eriti kui 2 paksu on seal. Mina ja siis mingi paks veel, eks ole. Siis on nagu eriti kitsas seal. Et ükskord siin olimegi, jah, tuttavaga olime seal Kaijujärvede ääres, siis ma sain aru, et see 2-kohaline ikka väga kitsas. Et õnneks oli meil nagu eeskoda, kõik kola oli seal eeskojas ja siis see oli nagu kõik nagu jah, olime seal sees. Ja mõnus istuda siin ja lõkke käib ja aga jah, lõkke käib, ostsin ka uue resti Rimist. Oli seal -40 prossu see värk ja ma ei mäletagi, mis ma selle hinnaga sain, aga mingi alla 10 vist või? Jah, 6 € umbes vist sain selle. Et see on nagu siukene kõrge ka, et siia saab vahele mingit paksemat liha ka väänata. Et praegu põletangi seda tehase värki maha siin. Et tehase gaasid ja see värvid ja kõik see maha. Et seda pärast süüa ma küll ei tahaks. No, tulime siia mere äärde korraks. Et siin on jah, neid kämpareid on ka päris palju. Seal on ka veel mingid lauad, ma vaatan. Aga vaatame siia rannakesse äärde ka. Et mõte oli ka võib-olla ujuma ikkagi minna ja vaatame võib-olla hommikul. Teine variant. Ei tööta, ei ole nii valge. Katsume ka vett. Ma ka teada. Ai, sellel ei ole üldse midagi viga ja. See on isegi täitsa soe. See on isegi täitsa soe. Ma mõtlesin, et külmem on. Mina mõtlesin, et kõvasti külmem on, aga ei, täitsa soe on. Kuule, siis lähekski täna õhtu käiks ära. Vaata, kui ilus. Meri on hästi ilus praegu, rahulik. Ei ole suuri lained, rahulik väike tuulekene on ka. Ilus metsaäär siin. Keegi on siin kunagi lõket ilusti teinud, väga ilus. Lõkke ümbris on tehtud siia. Et täitsa ilus on siin. Et siin pool on ka. Saab ilusti otse siit minna ja siin on ka väga palju ilusaid kivikesi. Polegi kusjuures kunagi mere ääres telkinud. Aga väga rahulik on, täitsa meeldib. Eriti mõnus oleks võib-olla isegi telk siia samma kõrvale panna, näiteks siia üles. Siis kuuled, kuidas meri vaikselt kohiseb, ainetab. Rahulikult puhkad siin, jood õlut, naudid. Nii et tegelikult väga mõnus on. Et siin on jah, siin kohas on nagu, me oleme suht viimases selles platsis. Mitte küll päris, aga siin paar platsi kõrvuti ka. Et meie platsil on veel üks plats kõrval. Aga noh, muidugi mida siit RMK platsidest veel näeb.
noh jah, muidugi ei oska süütematerjali asju kaasa võtta. Tuleb kask paljaks koorida. Et see mulle üldse ei meeldi, et niimoodi tehakse. Aga läheme siit täitsa sisse ja näete, siin on orhidee ka looduslikult kasvab. Vaat siin võiks praegu küll toolikestega istuda ja siin võiks täitsa praegu võtta tooli, tuua laua. Isegi lauda pead, lihtsalt tooliga tuled siia, istud, kuuled mere kohinat. Aga jah, siuke metsaalune, siis mingi rada. Lähme vaatame, mis siin tagapool on. Siin läheb jah, keegi on siin midagi kõndinud ja vaatame, kas ei teia midagi ägedat. Siin on mingi elukas. Mingi siuke elukas. Ja mis meil siin toimub? Hakkab broileri šašlõki küpsetamine. Kana sai valmis. Kana on meil siin. Et hakkame selle tõstma siis ümber. Tõstame ta siia ümber poti sisse, siis ta püsib natuke soojana ja saab siia poti sest jälle võtta ja nii, tuli siis siuke kana meil. Loodame, et toores ei ole, nii et proovime kohe siit esimese tükki ära ja vaatame. Täitsa küpse on. Keer mõtles, et tema läheb veel uimagi. Et miks mitte, eks ole. Et võib ju vahepeal käia. Natuke uimas. Kõige hullem ei ole. Jahedam on ikkagi. Käega enne katsuda, see oli küll päris soe, aga praegu jalaga sisse lähed, siis on ikka natuke jahedam. Aga noh, rahulikult lähed ja ei ole muret. Siin, kus rinnuni sees oled, on juba nagu mingid kivid ka. Et ennem oli kive ei olnud nagu, aga nüüd on siin kohe ikka väga suured kivid põhjas. Kohe tunned, kui astud. Täitsa hea, mõnus on. Üldse ei kurda. Et väga mõnus on siin vee sees olla. Ilusti jah, päikese kuma on sealpool ja sealpool on tegelikult kuu ka. Ma ei tea, kas kaamerat on näha, aga kuu paistab. No näed, uimas käidud ja nüüd siin istub ja siis hakkab teist liha ka kohe varsti tegema. Aga eks jah, vaatab, kus täna midagi veel filmib. No tere hommikust! Nagu näha, mina olen üleval juba ja teen siin kohvi ja et saabki vist kohvi juba valmis. Et jah, ilm on niisugune nagu ta on. Lubas korra väikest vihmakast ka. Nii et jah, Rauno veel magab. Nii, et eile selle Onni vetsumaja vaatasime. Vaatame selle vetsumaja ka üle. Et siin on omapärane lahendus. Et kui ma käisin, kasutasin ära selle võimaluse. Et siin on natuke jah, see on ka teistmoodi lahendus. Mitte just kõige tabapärasem. Et siin on siukene värk siis. Jah, et siin saad vist ka kui alla midagi panna, saad ka imikut mähkida. Olen sattunud siin ühte kohta jälle kõnnin ja siin on kala. Noh, nüüd kindlasti juba paljud tunnevad ära, kes vaatavad siin teist YouTube kanalit. Saaremaa loomaaed. Jõudsin ka minagi siia nüüd. Loodame, et lastakse sisse ka. Nii et me võtame pileti ja et ja, piletiputka on siin. Ja loomad on juba sealpool. Vaatame siis oma silmaga ka selle koha üle ikka. Et ja, loodusmaja on ka siin. No näed, tuttavad hooned, asjad. Savikoda, puuletusahi ka tundub siin olema. Et juba meil siin üks jah, elukas tervitab. Et ja siis ka uus kohvik. Ja seda ma ka mäletan, et vana kohvik on ju siin. Ja vana kohvik asukoht on seal ja uus kohvik tundub seal olevat. Et arendustööd on ikka tehtud. Et jah, ikka on arenenud. Ma mäletan ikka aastaid tagasi, kui peremees YouTube'i hakkas tegema, siis ma ikka mäletan, et pilt oli ikka hüüpriski teine.
nii et jaa, lähme sisse, vaatame, mis meil siin siis on. Et jaa, mäletan seda pilti veel, kui praegu tuleb täiesti silme ette kohe see pilt, kui jaa, siin pilt oli isegi siin tiigi ääres täiesti teine. Ei olnud selline, nagu ta praegu on. Kes meil siin siis pikutavad? Siin pikutavad jänininid. Siin on jah, väiksed koessantilambad, pisikesed elukad. Suured lambad ja pisikesed lambad ja näed, sellised pisikesed elukad. Nemad jäävadki selliseks. Näed, see on tallekene ja see on juba suur elukas. Ja kes meil siin on? Kaamel Kalle on meil siin. Aga jah, ma kõike ei hakka näitama, kes siin elavad, et tulete vaadata ise ka. Et üht-teist natuke näitan, aga väga palju ma ei hakka näitama, muidu teised ei tule ka. Ja kes meil siin on? Nandukesed on meil siin. Ja sealt taga tegelikult üks istub pesa peale ka. Päris suured ikka. Risto video pealt ikka vaatad, siis videos on palju pisemad nad ikka, aga ikka nad on päris suured, jah. Kõnnivad ikka päris suured. Pidid kiinid ka minu teada olema. Ja siin on nüüd see okas siga. Ja noh, jah, arvata olla, miks tuli keevitada siin tummine asi. Sest isegi siin on aru saada, et siin on midagi toimetanud. Ja siin seest sealt paistab. Varjus on, õues on soe. Õues on natuke palav, isegi hakkas natuke palav siin. Ja no mis toimub lillepeenras? No muidugi, lillepeenras käib väikene jah, pesuteema. Ja siin on nüüd need esimesed puurid, kui mul aju õigesti mäletab. Siin on nüüd esimesed puurid, mis kunagi ehitati. See on see esimene puur, jah. Ja siin on jah tuvid, need mõlemad on need hästi vanad puurid. Et need on need kõige ühed vanemad puurid üldse. Ja kõige suurem elukas, kelle pärast vahepeal lapsed ikka päris hulluks jooksid, tuli ka välja näitama ennast ikka, et tema ka ikka eksisteerib. Eks siin on natuke palav ja siis ikka loomad vahepeal varju ja tulevad jälle välja ja näeta, seal ongi. Seal põhielukas ongi. Vahepeal oli, kõigil oli see kapibaara, oli ikka niimoodi, et jah, sihuke haigus vahepeal kõigi juures, nüüd on nagu rahulikumaks ainult jälle. Ja selline siis külastuskäik siin, et ikka jah, tuleb neid aegu meelde, et näed, selle ehitas siis ja kes siin vahepeal elasid ja kes nüüd elab siin ja et ikka jah, tuleb ikka päris palju asju meelde niimoodi. Et ikka jah, väga palju asju tuleb meelde, kuidas kõik on arenenud, kuidas oli kõik ennem kunagi, kuidas üldse kõik alguse sai. Et kõik jah, tegin ka väikse kohvi ja mõtlesin, et äkki siin pererahvaga juttu rääkida, aga noh, mis sa teed, tööpäev, alles olid just pühad ja natuke enne toimetamist on vaja kaupa tuua ka ja pererahvast kodus praegu ei ole. Aga jah, et siit kohalt ma tõmbangi siis selle esimese osa kokku, et tänud, et vaatasite selle osa lõpuni. Nüüd me liigumegi edasi ühele matkarajale, 5,7 kilomeetrisele matkarajale edasi ja lähme siis seda avastama. Nii et suur tänu, et vaatasite ja ärge unustage siis kindlasti meeldimist panna, jagada oma sõpradele, tuttavatele, kommenteerida. Ja noh, muidugi, kui see ei ole veel ka jälgima seda kanalit hakanud, siis hakkage jälgima. Ja muidugi ärge unustage ka siis Saaremaa loomaaia kanalit ka YouTube'is jälgida ja vaadata. Ja vaadake ise ka, kuidas oli aastaid tagasi ja kuidas nüüd on. Eriti põnev on siis veel seda vaadata, kui olete korra juba siin käinud ja siis vaatate näiteks mitme aasta tagust videot ja siis hakkate mõtlema, aha, neid asju üldse ei olnud, need asjad olid veel siin, eks ole, et seda on kõik põnev jälgida, et jaa. Aga olgu, tänud, et vaatasite ja tšauki!